Ja tere tulemast veebivestlusele, kuidas nimi mõjutab meie elu. Nii, kui sa kuuled mind ja näed mind, siis ütle mulle palun tere ja ma tahaksin teada, kuidas on sinu nimi. Kuidas on sinu nimi? Ootame natuke ja koguneme. Tere Mirje. Vaatame, kes on siia tulnud täna otse vaatama. Kui sa vaatad seda hiljem järele, siis ma tervitan sind ka. Ja see video läheb pärast siis üles ka Facebooki gruppi. Kui sa ei ole veel liitunud, siis kindlasti liitu. Et grupil on siis sama nimi ja oled selle saanud siis ka meilile. Et seal saad ka hiljem siis kommenteerida, kui sul on selleks soov. Nii. Tere Liliana, tere Monika, tere Külli, tere Kati, tere Ivar, tere Maimu, tere Anne, tere Eliko, väga äge. On nimesi täna näha, see on nii huvitav, kuidas vahel segajad tulevad sisse, et kuna ma teen seda veebivestlust StreamYardi platvormi kaudu, siis eelmisel nädalal juhtus seal selline lugu, et tavaliselt StreamYardiga suuri probleeme ei ole. Aga juhtus selline lugu siis, et kõik, kes siis tegid oma ülekandeid, oma live, juhtus nii, et ei olnud näha inimeste nimesid, oli ainult Facebook user. Nii et aga nad said selle siin paar päeva tagasi korda, nii et väga tore, nüüd ma näen teid jälle. Tere Regina, tere Merlin, tere Eveli, väga armas teid siin näha. Ja kõigepealt siis ma tervitan teid ja ütlen, et minu nimi on Ilona Sibold. Ja mina olen energiaterapeut ja kanaldaja. Et mina olen siis tegelikult selline energiavõlur, nii et ma näen energiat, ma kuulen energiat, ma tunnen energiat. Ja kui sa mind juba kuulad, siis mingi asi sinu energias hakkab tasapisi tervenema. Nii et naudi seda. Ja tänasele veebivestlusele ära anna hinnanguid, kuula, mõtle, tunneta, kas see on midagi sulle, kas sa taipad siit midagi. Ükskõik mis pidi see on, mõista seda, et me saame õppida igalt poolt, igal hetkel, kõikidelt inimestelt. Tere Jaana. Ja ma tahaksin teada ka, kas sa oled esimest korda mind kuulamas. Et päris palju inimesi siin, peaaegu 200 inimest on liitunud selle veebivestlusega, et kas on esimene kord, kui sa mind üldse kuulad. Ja kui see on esimene kord, siis ma väga tervitan sind ja loomulikult tervitan kõiki oma endiseid ja praeguseid kliente ja kes on siis minu maailmas kauem juba minuga koos olnud. Ja ootan teid kõiki ka siis oma Facebooki gruppi Ilona Sibold energiaterapeut. Sinna saad esitada lihtsalt kutsetaotluse, ma lasen siis sinna gruppi ja seal me tihtipeale siis teeme erinevat kas siis energiatööd, sinna tuleb ka kõik info, jagan natukene oma kanaldusi, oma mõtteid. Või kui sa ei taha sinna kinnisesse gruppi tulla, siis on mul ka Facebooki leht energiaterapeut Ilona Sibold, et ka sinna ma siis tihtipeale jagan oma mõtteid ja oma tegemisi. Leiad ka mind siis YouTube'i kanalilt energiaterapeut Ilona Sibold ja leiad mind ka Instagramist @energiaterapeut. Instagramis ma siiani veel väga tegev ei ole, lihtsalt teen sinna siukseid väikseid postitusi iganädalaselt, aga tahaks siis rohkem hakata seal ka juttu rääkima teiega. Nii, Jaanal esimene kord, tere Jaana, väga tore sind siin näha. Mirje on juba mitmes kord, et Mirje on ka aktiivne Facebooki grupis ja see on väga tore. Tere Inna. Inna on siis ka juba pikaaegne minu jälgija. Nii et täna siis räägime nimedest. Sa võid juba vaikselt hakata tunnetama, kui sa mõtled oma nime peale, mis tunne sul on. Lihtsalt praegu mõtle sellele korraks, et selle juurde me siis pöördume veel tagasi. Ja Inna kirjutab, et vana kala. Triinu kirjutab, tere esimene kord, tere Triinu, mul on väga hea meel, et sa siin oled. Nii äge. Nii et tunneta lihtsalt praegu oma nime.
Aga ära pööra sellele praegu suuremat tähelepanu ja räägime siis natukene sellel teemal. Miks ma selle veebivestluse üldse ette võtsin ja see on nii huvitav, et kui ma kunagi alustasin energiatööga siin 7 aastat tagasi ja päris nüüd inimeste aitamisega siin 5 aastat tagasi, siis kuidagi see nime teema tuli hästi palju ette, hästi palju üles ja ma rääkisin sellest ka rohkem. Ja viimasel ajal on see rohkem võib-olla nagu unustuste hõlma vajunud, aga siin oma mentorigruppides ja teiste coach'ide maailmas ma märkasin, et kui paljud inimesed vahetavad oma nime ja mul tuli siis tahtmine teile ikkagi sellest jälle rääkida. Hinna kirjutab mulle, väga meeldib mu eesnimi, aga pärast isa surma on kuidagi tunne, et ei taha enam Kongo olla. Ja selle juurde me jõuame ka. Aitäh, Hinna, et sa jagad. Et teie ka te võite oma mõtteid vaikselt juba jagada, aga kui teil on küsimusi, et siis jätame need palun siia veebivestluse lõpupoole. Nii, kõigepealt ma tahan, et sa saaksid aru, et sinu nime taga on energia. Tunnete seda korra. Nii et nii nagu kõigel on energia, absoluutselt kõigel, ka sinu nimel on energia. Sinu nimel on jõud, sinu nimes on jõud. Ja selle jõu ja selle nime on andnud sulle sinu ema ja isa. Ema ja isa on andnud sulle jõu nime kaudu. Isegi kui sina ei ole ühte oma vanemat mitte kunagi elus kohanud, näiteks kui sa pole kunagi oma isa näinud või võib-olla sa ei mäleta oma ema, või näiteks kui su emal on olnud juhusuhe või mis iganes elus on juhtunud, siis nime kaudu sa oled ikkagi saanud oma isa jõu, sest mõlemad energiad on sinu nimes. Ja Mire kirjutab, mina sain nime oma ema järgi, kes pani enda järgi, tema nimi on Sirje ja mul on okei nimi, aga et ta selle enda järgi pani, nii väga ei meeldi enam pigem. Mõtleme selle taha siis ka, Mire. Ja sinu nimel on vibratsiooniline sagedus. Kui keegi ütleb sinu nime, siis see energia avaldub, toimub energia liikumine. Ja sa võid mõelda ka, et kui keegi kutsub sind nimepidi või helistab sulle, mis tunne see on. Ja isegi pisikene nime ümber kohandamine muudab energiat, muudab sagedust ja muudab sinu elu. Kui sa kasutad oma päris nime, siis sa võngud sagedusel, kus sa mõistad oma jõudu ja sa kasutad oma jõudu. Kui sa kasutad hüüdnime või kohandad oma nime, siis see avaldab sinu elule väga suurt mõju. Kui inimene mõtleb sinu peale, siis ta mõtleb nime kaudu ja saadab sinu poole signaali. Nii et nimi siis vahendab energiat. Ja nagu me teame, siis meie mõtetel on vibratsiooniline sagedus ja me võime liikuda läbi dimensioonide ja tuua muutusi kehas läbi oma mõtete. Samuti siis sinu nimi saadab välja võnkeid. Nii et me võime öelda, et nimi on võnge. Nii, Monika kirjutab, minu ema tahtis panna mulle nimeks Diana. Ja Inna kirjutab ja muidugi see ka, et mul on lapsepõlvest saati palju öeldud Inga ja see väga ärritab mind. Mitte, et mul selle nime vastu midagi oleks, aga ma ei ütle Katile Karin. Vähesed võõrad inimesed ütlevad mu nime kohe esimesel korral õigesti. Väga huvitav. See on väga huvitav, sest Inna on ju täiesti Inna. Huvitav, et miks öeldakse siis Inga. Midagi läheb seal siis sageduses paigast ära. Mirja kirjutab, kurgus on tunda juba midagi. Ja ära ehmata, kui sa võid tunda minu rääkimise ajal, kas pearinglust, külma, kuuma, hakkab kurk kinni minema, midagi juhtub, hakkad haigutama. See on täiesti normaalne, sest ma liigutan kiiresti sinu energiat. Liliana kirjutab, minu nime on alati käänatud, pööratud ja seepärast kasutatakse hüüdnime.
Nii et jah, et Monika veel kirjutab, et taheti panna Diana, õed-vennad, aga Monika ja nii saigi minu nimeks Monika. Ahah, et õed-vennad tahtsid, väga huvitav, aga pane tähele, nime pani ikkagi sulle sinu ema või siis sinu isa. Triinu kirjutab, ma olen saanud oma nime Lepa Triinu järgi, kui armas. Merlin kirjutab, mul on ka seesama küsimus natukene kui Innal. Inimesed hääldavad nime valesti tihtilugu. Küsin selle lõpus uuesti täpsemas sõnastus. Ja aitäh, ole hea. Et siis me saame edasi minna. Et võib-olla jätamegi rohkem seda jutustavat teemat sinna lõpupoole. Nii et me jõudsime sinna mõtteni, et nimi on võnge. Ma tahan, et sa saaksid sellest aru. Kui sina kasutad selles elus rohkem oma hüüdnime kui päris nime, siis sa tegeled ainult osaliselt oma elu ülesandega. Ja kui sinu nime on näiteks öeldud palju vihaga või pahasena, kui sa olid laps, siis jällegi võib olla tekkinud energia kuhjumine ja see on võinud muuta su elu keerulisemaks. Näiteks, eks ole, et kui ema on sulle pahandanud ja öelnud, et Inna või öelnud Monika või et või toonud selle nime esile mingisuguses olukorras, kus on just sellist vihaenergiat taga või ema on olnud või isa on olnud pahane, või keegi pärast on olnud pahane või õpetaja on olnud pahane, et siis see samamoodi mõjutab meie elu, et kui me oleme võtnud selle energia endasse. Nii et saame aru, et meie energia on siis meie kehas sees ja meist ka siis väljaspool meie energia väljas. Nii, Anne kirjutab, minu emapoolse vanaema nimi oli Anna, aga kas sellest inspireerituna info puudub? Jah, et kui sa Anne tunnetad, siis sa ilmselt saad selle vastuse, et jah, et see on sealt poolt siis inspireeritud. Riina kirjutab, mul on teatud grupis järsku hakatud ütlema Rita, mitte Riina. Jaa, seal on siis ka natukene energiat liiguvad, sellest räägime veel rohkem. Minul on eesnimi vanema Maimu nime järgi, kirjutab Maimu. Ivar kirjutab, minul on nii, et lääne pool reisil käies olen Aivar ja ida pool Aivan. See viimane või Ivan, et kuidas siis öelda, et nojah, ida pool Ivan ikkagi, et see viimane variant mulle ei meeldi. No arusaadav ka. Ja siin on siis see pool ka, et kui me läheme kusagile reisile, siis me kipume ka ise vahel oma nime mugandama, et inimestel oleks kergem öelda, aga kui me tegelikult artikuleerime väga selgelt oma nime, siis inimesed on valmis seda ka vastu võtma. Nii et proovime alati öelda täitsa oma nime. Ülle kirjutab, minule pani nime isa, ema tahtis panna Monika ja mulle tundus just see nimi parem millegipärast. Enda nimi üldse ei meeldinud. Tiina kirjutab, minu tütar kasutab Katrini asemel Kati. Mina muidugi ütlen alati Katrin. Väga tubli, Tiina. Super luks. Nii, Inna kirjutab, ohoo, ma mäletan praegugi veel, kuidas mu muusikaõpetaja käratas mul algklassides. Kongo, ole vait ja ära jutusta. Vot see ongi see, et ma olen Kongo, ma ei taha Kongo olla, et ma tahaks ära põgeneda ja sealt niisugused asjad ka siis mõjutavad meid. Eveli kirjutab, läbi elu olen olnud Evelin, isegi ei viitsi inimesi parandada, kui ei ole just tegemist dokumendiga. Ja tegelikult võiks vaikselt seal parandada või ka tunnetada seda segadust natuke nende kahe. Ja sest, et eks inimestel see tekib, ma korra siit seletan vahelt veel, et kui inimestel on raskusi teise nime ütlemisega, nii nagu ta päriselt on, see on märk kohe sellest, et need inimesed on hästi hetkest väljas. Et need inimesed on veidi hõljumas, nad ei ole hetkel kohal, et keskenduda sellele, mis on nende ümber. Ehk kui seal tekibki siis see Kristi, Kirsti,
Kristin, Kirstin, Kerstin, Evelin, et kõik sellised asjad, et kui inimene, kes sinuga suhtleb, ei ole päris kohal, siis ta võtab kinni selle lihtsama variandi. Ja kui tema on näiteks harjunud oma elus rohkem kuulma nime Evelin, siis ta paneb sind kohe sinna ühte patta, ehk ta sinuga ei ühendu päris korrektselt, ütleme siis niimoodi. Ülle kirjutab ja oi, kuidas minu nime välismaalased väänavad, ahaa, ja no ja Ülle. Jah, sest et Ü-täht ikkagi on võõras teistele rahvastele. Teine Ülle kirjutab, et minu nimi pandi selle järgi, et tookord oli Ülle nimi väga popp. Välismaal olen teinud ise teistele lihtsamaks oma nime hääldamise slaavi maades Julia, lääne pool Ulla. Mina siiski soovitan jääda Ülle juurde. Ükskõik, kuidas see teine inimene seal seda siis ütleb. Kui ta tuleb hetke tagasi, siis ta siiski suudab öelda, kas Ülle või ükskõik mingisugusel moel. Ahah. Monika kirjutab, mul on alati meeldinud, mu nimi on Monika, mitte Monika. Ja see on ka jah, et kuidas me seda tajume, et siin on nagu erinevad pooled. Kristiina kirjutab, minu nimi on Kristiina, aga kõik mu sõbrad ja pere kutsub mind Tiinuks, oma päris nime kuulen vähe. Tiinu pani mulle nüüd nimeks mu ema ja nii kaua kui mäletan, kutsuvad mind kõik lähedased nii. Anne kirjutab, minu perekonnanimega see, et alati tahetakse kirjutada 2 A-d lõppu. Iga kord tuleb öelda, et ühekordsed tähed. Jah, seal ongi see õunma, et kas on õunma või õunma, et me teame küll päris selliseid perekonnanimesi ka, kus siis lõpus võib olla kas 2 A-d või 1 A. Nii, jõuame siit selle jutuga siia, et ma palun väga pöörata tähelepanu hüüdnimedele ja kuidas te kutsute, eriti kuidas te kutsute oma lapsi. Minu lapse hüüdnimi on näiteks Kassu, aga mina tõesti harva, ma isegi vist ei mäleta praegu, millal ma teda niimoodi kutsusin ja pole kunagi ka kutsunud ja nüüd ma saan aru, miks ma seda teen, kui ma näen, kuidas energiat liiguvad. Kui sina kutsud oma last Tannu, Krissu, Sassu, Mussu, siis sisuliselt sa teed talle karuteene, eriti kui ta jääb seda kasutama kogu eluks. Ja ma arvan, et me teame kõik inimesi, kes kasutavad ainult hüüdnime ja ei kasuta oma nime üldse. Ja kui nüüd energeetiliselt vaadata, ma räägin lihtsalt oma tõe kaudu, siis nendel inimestel võib olla raskusi, sest need inimesed ei kasuta 100% oma isiklikku jõudu. Ja veel hullem, kui me muudame täielikult oma eesnime ja ma tunnen inimesi, kes on muutnud oma eesnime. Ma usun, et sina ka tunned selliseid inimesi. Nii et võid kommenteerida, kas sa tead kedagi, kes on muutnud oma eesnime. Sest mul on ka klienditöös kogemusi, kus inimest on kutsutud kogu elu hüüdnimega. Tööl kutsutakse hüüdnimega, kodus kutsutakse hüüdnimega, sõbrad kutsuvad. Ma arvan, et paljud isegi ei teadnud, mis oli näiteks ühe inimese päris nimi. Ja kui me siis muutsime selle ära ja inimene hakkas ennast oma päris nimega kutsuma, siis hästi palju muutus. Inimene võttis oma jõu tagasi. Ta vahetas töökohta. Ta sai palju sellist, millest ta unistanud oli. Kõik hakkas teisiti laabuma ja läks ta elus lihtsamaks. Nii et palun märgake, et kutsuge oma lapsi nende päris nimega, mille te olete talle pannud. Ärge võtke ära temalt seda jõudu, mille te talle juba andnud olete. Inna kirjutab, minu tütar ka juba sünnisaati Krissu kõigi jaoks kohe algusest. Ja see võib olla nii nunnu, see on nii armas ja nii äge ja nii tore, aga saame siit aru, see on energia.
Liina küsib, et Ilona, kuidas mõjutab see, kui perekonnas on lapse hüüdnimi Tuutu? No see mõjutab ikka väga tugevasti, sellepärast et Tuutu on täitsa eksinud, võiks niimoodi öelda. Tuutul võiks olla hoopis palju rohkem powerit siin elus, teha väga võimsaid ja suuri asju, aga ta on praegu Tuutu ja ei ole see, kes ta võiks olla. Kui inimesel on 2 eesnime, siis ideaalis oleks kasutada neid mõlemat. Ideaalis. Sest me teame ka, et Eesti riigis ei ole tavaline, et meil on mitu nime, aga kui me mõtleme siin põhjanaabreid või Euroopas üldse teisi riike, siis nendel ongi seal nii palju nimesid ja need nimed kõik avaldavad meile mõju. Aga mida rohkem me kasutame oma kogu nime, siis seda tugevam on meie poweri ühendumine meie jõuga. Ülle kirjutab, aga üle 50 aasta tagasi vast väga moodsad nimesi polnud. Harva olidki Moonikad ja Maarikad ja Pilled ja Ülled, harva pandi ühekordsete tähtedega jana. Just. Ja ka siin ühekordsete tähtedega, siin on ka üks trikk, kohe me räägime sellest ka. Et mida annab see lapsele, kui on, ma arvan, et sa mõtled, Margit, 2 nime eesnimes. See on vanemate valik. Vanemate valik. Et jõud on ikka jõud, aga kui vanemad on leidnud, et peab olema 2 nime, siis on 2 nime. See tähendaks seda, et võikski teda 2 nimega kutsuda ideaalis. Kristiina kirjutab, just isegi mu õed ja vennad ei teadnud väiksena mu päris nime pikalt. Merlin kirjutab, last kutsutakse Titiks nagu Tita järgi. Oma nimi on palju lihtsam kui hüüdnimi ja ei saa aru, miks lapsele nii tehakse. Just. Et sa oled elu lõpuni siis Titi. Tita oled, Tita, kasva suureks, võta oma power endale, kasuta oma nime. Ja see on nii huvitav. Need inimesed, kes on oma jõust eraldunud, neil on isegi raske oma nime öelda või ei meeldi nimi üldse. Nii et kui te tunnetate, et sulle ei meeldi su nimi üldse, siis see on esimene märk sellest, et sa oled oma jõust eraldunud. Sa ei kasuta oma täit potentsiaali, sa ei kasuta oma jõudu. Nii et just, kes ei saa siis seda päris nime öelda või kasutada, siis ongi ka võib-olla põhjus selles, et lapsena kutsuti muidu hüüdnimega ja kutsuti just näiteks siis päris nimega, kui sa tegid pahandust või kui lapsevanem kutsus nagu korrale või ütles nime vihaga või kõrgendatud hääletooniga näiteks Kristiina. Muidu olid Krissu, Kristiina. Et saate aru siit sellest vahest ja sul võib olla ka sellest täielik error, et ma ei saa seda oma päris nime kasutada, sest et mu vanemad on teinud või keegi teine on siis teinud selle, et nagu see minu päris nimi, see minu päris jõud on midagi halba. Et ma peaksin olema pehmekesem, leebekesem, ma peaksin olema keegi teine. Ja siis see inimene ei saagi kasutada oma jõudu, kuna see on juba lapsena ära pisendatud. Nii et palun lõpetage hüüdnimede kasutamine. Nii et jälgige, kuidas te sussutate ja nunnutate oma lapsi, ärge palun võtke nendelt ära nende jõudu, sest tõesti see on väga nunnu, aga ärge tehke seda. Sest laps tunneb ära selle, et kui ta on teinud midagi valesti ja sa hakkad teda kuidagi teisiti nimetama ja vahel ütleb siis lapsevanem sinna veel lapsele perekonnanime juurde, kui ta on eriti pahane. Ja see on see koht, kus nüüd lapsevanem tahab oma võimu näidata ja hakkab ematsema ja see ei ole hea, meile mitte kellelegi ei meeldi ja ei sobi ematsemine. Nii. Kristiina kirjutab mulle endale nii võõras, kui mind õiget nimepidi kutsutakse, nagu see polekski mu nimi. Just see näitabki, et sa oled oma jõust tegelikult eraldunud ja eraldunud sellest, kes sa päriselt oled. Reelika kirjutab, kui abikaasaga kutsume üksteist musiks, muidu mul endal hüüdnime pole. See on natuke teine asi. Võtad abikaasaga selline nagu hellitusnimede kasutamine vahepeal, see on nagu teise energiaga. Et ma usun, Reelika, et sa igapäevaselt ei
pea ennast, et sa ei nimeta ennast musiks, sa ei mõtle endale kui musile, aga siin näiteks, kui sul on nimeks Kristiina, sa oled kogu aeg Kristus, siis sa mõtled endast ka kui Kristust ja nimetad ennast Kristuna, et siin on natukene siis teistsugune energia. Ülle kirjutab, aga kui teine nimi on pandud ristimise raames, kas siis ka oleks soovitav 2 nime kasutada? Siin on nüüd natukene jälle error, ütleks ma niimoodi. Religioon ja kui sa ei võta seda infot praegu vastu, see on ka täiesti okei. Et religioon sellisel moel on inimeste väljamõeldis. Inimeste hirmutamiseks, ohjes hoidmiseks, piirde seadmiseks. Ja see, kui me läbi millegi teise anname veel mingeid nimesi meile juurde, siis see ei ole kõige parem variant. Sa lähed jälle kellekski teiseks. Sest sa oled see, mis on sinu sünninimi. Nii et ma ei kasutaks ristimise raames saadud nime üldse. Aga see on loomulikult igaühe enda valik ja ma mitte mingil juhul ei halvusta usku. Ja ise absoluutselt nimetan kõrgemat jõudu, keda ma tunnetan ka jumalaks, aga see on siis natuke teine tasand kui meie tavapärane kristlus või muu religioon, mis on inimeste poolt valmis meisterdatud. Nii, Inna kirjutab, olen lapsena 9-aastaselt tahtnud küll nime vahetada, sellepärast, et mulle väga meeldis Anne Veski ja meeldib ikka veel, aga nüüd ma saan aru, et oleksin õnnetu, kui ma oleksin Anne. Just, sest ma tõesti väga naudin Innaks olemist. See on tõesti mega energia, kui ma ütlen, et minu nimi on Inna ja väga meeldib, kui ma ühele sõbrale helistan ja ta alati vastab mulle jah, Inna või tere Inna ja vaat see, et kuidas su kõrv kuuleb. Aga kui näiteks helistabki, kui sa oled kogu aeg kasutanud hüüdnime ja nüüd järsku helistab sulle pangaametnik ja ütleb tere Kristiina, et kas sul on siis selline tunne, et issand, kellele ta helistab, kellest ta nüüd räägib, et kellega ta räägib, et kes see niisugune on. Ja tegelikult oma nime üle me peaksime olema siis hästi uhked ja on need harjumused ja kombed, jah, et kui meil on Katrin, siis ta on Kati või ka kui ta on Katri, siis ta on Kati. Anname kohe kamaluga oma jõu ära. Et minul on tutvusringkonnas inimene, keda ka lapsest saati kutsuti kogu aeg Katiks, kui ta nimi on Katrin, aga kui ta abiellus, siis tema abikaasa kutsus teda alati Katriniks ja alguses tundus see mulle, ma mäletan tol ajal väga-väga imelik, mis ta on ju kõigile Kati, aga nüüd ma saan aru, kui suur austus ja tähelepanu tal oma naise poole oli, et ta kutsub teda Katriniks ja näitab oma naisele puhast jõudu, mis on selles naises ja seda on olnud ilus jälgida ja vaadata. Nii, Liina küsib, kas selle loengu tuleb ka salvestus ja absoluutselt panen selle siis, kui sa ei ole tulnud veel Facebooki gruppi ja sama lingi alt saate mõnda aega veel seda vaadata ja tuleb ka minu YouTube'i kanalile see salvestus. Ja, et saate sealt seda kindlasti jagada. Tänase päeva jooksul tuleb see sinna ja ma saadan meilile teile ka ilmselt info. Tiina kirjutab, mul on alati hea tunne, kui kasutatakse näiteks teretamise minu nime. Tere Tiina, minu jaoks on see nimi väga tugeva energiaga. Suurepärane Tiina, see on lihtsalt suurepärane. Enni, tere Enni ja sest et saa aru, et kui sulle sinu oma nimi ei meeldi, siis sina ei taha olla sina ise. Sina ei taha tunda ja tunnistada oma jõudu. Ja sellega tuleks teha tööd, et sa võtaksid vastu oma jõu, mille vanemad on sulle kinkinud. Ja võib-olla, kes minuga on palju praegu koostööd teinud, panid nüüd tähele, et kui ma ennast tutvustasin, siis ma ütlesin, et tere, minu nimi on Ilona Sibold. Ja sellega on ka absoluutselt huvitav lugu. Kui te vaatate mu nime, siis kirjapildis on see 1 O-ga, Ilona. Ja ma olen ennast Ilonaks kutsunud kaua, väga kaua, lapsest saati. Miks? Sest absoluutselt ärritas mind nimi Ilona.
aga minu vanemad on mind alati kutsunud Ilonaks. Mulle pandi nimi Ilona. Ja see on sellest tulnud, et lapsena mind narriti ja sellel ajal oli just see, et kusagilt lasteraamatust või kusagilt lastesaatest tuli siis see Konnalonni ja siis oligi, et Ilona, Lonni ja Konnalonni ja see tekitas minus tohutut õudu. Nii et sealt edasi läkski, et mina olen Ilona ja ma olen seda hoidnud siin pikalt. Isegi veel nüüd siin energiatöö tegemise ajal, aga ma liigun järjest rohkem sinna poole, et ikkagi nimetada ennast sellena, kes ma päriselt olen, mis näitab ka kohe, et ega ei taha ikka päriselt seda oma jõudu täitsa omaks võtta. Aga ma olen juba teinud häid samme selle poole. Et vahel meil on nii, et me ei taha enda asju korda teha, aga me näeme neid asju väga selgelt teistes inimestes. Aga endale ka mulle, et ma olen sellega absoluutselt puhta lehe teinud, et ma saan aru, et ma olen Ilona, mu vanemad on pannud mulle selle nime. Ja ega nime saamise lood on ka alati ägedad, nii et keegi tahab veel jagada, võite jagada oma nime saamise lugusid, kuidas sina oma nime said. Ja tegelikkuses ei ole siis vahet, kes selle nime leidis algupäraselt, kas oli see ema või isa. Et selge on see, et kui see nimi registreeriti, siis mõlemad olid nõus või kui ühte vanemat polnud nime panemas, siis see energeetiline side on ikkagi olemas, sest jõud tuleb nime sisse. Ja ma täna hommiku ka veel oma emaga korra rääkisin, et püüda meelde tuletada, mida mul on oma nime saamisest räägitud. Et seal oli siis selline lugu, et minu ema soovis mulle nimeks panna Susanna. Aga minu isa leidis, et Ilona on väga ilus nimi. Ja kui ma mäletan õigesti, siis oli see lugu seal taga selline, et kunagi seal algklassides isal oli klassiõde Ilona, kes talle väga meeldis. Ei ole küll kena alus, eks ole, kuidas oma lapsele nime panna. Aga praegu nüüd meelde tuletades isa enam seda seika ei mäletanud, aga ma mäletan väga hästi, kui seda mulle kunagi räägiti. Ja minu tütre nimi on Kasanna. Ja kuidas Kasanna omale nime sai, siis ma olin 3. kuud lapseootel ja täiesti selgelt unes tuli minu lahkunud vanaema minu juurde ja ütles mulle, et sellel hetkel oli selline olukord, kus ma mõtlesin, mida ma lapsele tahaks nimeks panna ja tuli nagu Kassandra, et see tuleb siis 2 nimest kokku, et mis oli siis Kasanna isa nimi ja vanaema nimi. Ja vanaema tuli siis unes. Ma tundsin teda, ma tundsin isegi ta lõhna, ma tundsin, kuidas ta mind kallistas ja ta ütles mulle, ei, sa ei tohi lapsele nimeks panna Kassandra, sellepärast, et see ei meeldiks emale ehk siis minu emale. Kuna Agatha Christil on vist see üks õudukas või on siis sellest Cassandra Crossing on mingisugune film, kus on mingi rong sõidab üle mingi silla, seal on mingi mõrva teema. Et ma tean, et see film mind ka kunagi puudutas ja siis ütles mulle, aga sa pead lapsele nimeks panema Kasanna. Ja ma mäletan täpselt, kuidas ma selle peale ärkasin üles, tõusin voodis istukele, kõva häälega ütlesin, no see ei ole nüüd küll mingi nimi ja matsti läksin tagasi pikali ja magasin edasi. Hommiku ärkasin üles, hakkasin mõtlema, helistasin kohe sõbrannale ja sõbranna ütles, kus jumala ilus nimi ju. Ütlesin, kuule ei tea, kas see on ikka. Ja seda siis saigi minu tütar nime, nii et minu vanaema armas tuli seda mulle ütlema, sest et jah, et vanaema mul lahkus sellest maisest kehastusest täpselt 6 aastat varem, kui minu tütar sündis. Et nii huvitav. Et mul on nagu, tema on mu teie üks ka kogu aeg kõrval, teda ma näen, temaga räägin vahepeal. Nii et märgake teie ka, mis lugusi nime saamise juures on, aga pange tähele, et see jõud tuleb sinna nime sisse selle panemise ajal ja tuleb nii emalt kui ka isalt, ega seal ei olegi vahet, kui me otsime mingeid seoseid või õed või vennad on selle välja pakkunud või sa oled kusagilt seda kuulnud. Nii. Enni kirjutab, mulle väga meeldib oma nimi, sest Eestis ei tea ühtegi teist Ennit. Soomes tean aga mitmeid.
Inna kirjutab, mina tean, et nii mulle kui ka mu õele pani nime vanaema, ema siis. Jah, aga pani selle sulle siiski sinu ema, et vanaema ütles, et selline nimi võiks olla, et saame sellest aru. Ülle kirjutab, kui ees- ja perekonnanimi pole eluaeg meeldinud, sest need tulevad mõlemad isa poolt. Isaga polnud üldse head suhted ja ma ei tahtnud tema nime kanda. Abiellunud ka pole, et teine nimi saada. Kui nüüd saan aru, et nimi on hoopis minu ressurss, seda ei tohi põlata ja tagasi lükata. Ju sellepärast pole ka elu sujunud nii hästi. Olen nagu ennast eitanud kogu aeg. Täpselt, Ülle, nüüd on see aeg, kus ükskõik, kuidas su vanemad on sinuga käitunud. Ükskõik, kui sa pole näiteks oma isaga näinud. Kasuta ressurssi. Jõud on antud edasi. Jõud on antud edasi. Ja nimega on ka veel huvitav see, et mida rohkem su nimi näiteks lapsena sulle ei meeldinud, seda rohkem sind võib-olla narriti. Ja kui nimi meeldis, siis võib-olla ei narritud üldse nime kaudu või pandud sulle hüüdnimesi või selliseid nagu halvustavaid nimesid. Ja kahjuks on väga palju inimesi, kes on teadlikult muutnud oma nime. Ja on ka palju siis numerolooge, kes siis aitavad sul leida uue sobiva nime ja mis peaks siis su elu kardinaalselt ilusaks muutma. Kui mina vaatan energiat, siis on see täpselt vastupidi. Siis sa upud ära võltsvalgusesse ja sa ei kuule enam oma hinge sõnumeid. Sa kaotad ennast ära, sest see ei ole enam sina. Ja kui ma märkan, siis on ka, ja te kõik ka teate, ma arvan, et on palju siis spirituaalse töö tegijaid, kes vahetavad oma nime. Mida see näitab? See näitab seda, et sa tahad ja püüad olla keegi teine, kes sa tegelikult oled. Ja see ei ole alati kõige parem variant. Kõige parem variant on kasutada oma isiklikku jõudu siin elus. Eveli kirjutab, minu ema tahtis nimeks panna Katrin, aga isa soovis Eveli ja kindlasti pidi lõpus olema Y, muidu jääb nimi panemata, kui seda tähte ei saa. Kui nunnu. Just, nii et kasuta rõõmuga, Eveli, ja võta see hästi-hästi omaks, et ära lase nendel teistel energiatel, seal Evelin või Iga Eveli üldse ennast segada. Ja muidugi ka perekonnanime vahetus muudab kindlasti meie elu, aga see ei oma nii suurt kaalu kui meie eesnime vahetus. Meie enda isiklik jõud on meie eesnimi. Ja perekonnanimel on loomulikult ka võnge ja inimesed teavad, kes on abiellunud, et seal võivad olla suured muutused, kes on teinud siis perekonnanimes vahetuse. Mina ise olen kogenud hästi suurt muutust ja isegi teekonna muutust, suuna muutust oma elus, aga võti on ikkagi meie eesnimes. Ja perekonnanimega on natuke teised lood, et seal ka siis jällegi, et kui meile perekonnanimi ei meeldi, siis tunneta, mis seal tegelikult siis taga on. Et sealt võiks hakata siis omaks võtma, et ja ma olen selles koosluses, ma olen selles suhtes, ma olen selles liidus nüüd. Või kui seal on nüüd siis kirjapildis midagi, mis sulle ei meeldi, et see seostub millegiga, et siis see on ka jällegi koht, kus võiks natuke selle tagant energiat puhastada ja võtta see omaks, et see oled nüüd sina. Ülle kirjutab, mina kurtsin oma nime üle, aga teised alati ütlesid, et jumal normaalne nimi on. Ma ei uskunud, aga no poole sajandiga harjub ära ka. Ja no harjumusest alati ei piisa, et see on natukene võib-olla nagu vägisi ja leian, et okei, nüüd on hea. Aga meil peaks olema see tunne, et yes, mu nimi on maailma kõige ägedam, mu nimi on maailma kõige ilusam, see olen mina. Ja mina olen maailma kõige ägedam ja mina olen maailma kõige ilusam. Et see tunne võiks olla. Aga abielludes enamus naisi muudab oma perekonna nime just ja siis ongi see, et muudad oma perekonna nime ja sa peaksid selle lihtsalt omaks võtma, et sa oled selles abieluliidus, et sa oled selles tervikus ja kui sa tunned ennast selles abielus
toredasti, see on 100% sinuga joonduses, siis üldiselt ükskõik, milline see nimi ka on, millise kõlaga see on sulle okei. See hakkab sulle mitte võib-olla 100% ei saa öelda, et meeldima, vaid sa võtad selle omaks. Kui sellega on raskusi, siis võib vaadelda veidikene ka, mis on siis seal suhtedünaamikates ja suhteenergiates paigast ära. Merlin kirjutab, enninimelisi peaks Eestis olema 8 isikut. Hästi. Aitäh, Merlin, et sa seda uurisid. Külli, mul ei ole oma nime vastu midagi, aga ma olen juba 20 aastat tundnud, et minu olemusega sobiks teine nimi rohkem. Olen mõelnud, et võtaks siis selle teise nime lisaks. See näitab siis seda, Külli, et sa tahad olla keegi teine. Ja see ei ole kõige parem variant. Sest sina oled sinna omale loo kusagile juurde rääkinud, et Külli ei iseloomusta sinu olemust. See tähendab seda, et sa otsid oma olemust kusagilt väljaspool ja sa arvad, et kui sa nüüd paned endale valid teise nime, et siis midagi on teistmoodi. Ja kindlasti ongi, aga sa kaotad ühenduse ise endaga. Nii. Merlin kirjutab, mina ei muutnud abielludes oma perenime, sest see sobis kokku mu eesnimega ja need olid üks tervik. Nime mitte muutmise otsus tuli väga varasest noorusest. Ja seal koha peal ma alati soovitan ka ümber natukene vaadata ja mõelda, et kui me lähme sellisesse liitu, siis me võiksime olla oma kaaslasega ühe nimega. Mina olin 100% veendunud, et mina oma perenimest mitte mingil juhul ei loobu. Ma ei kavatsegi võtta sellist perekonnanime endale. Eriti kui sellel on ka huvitav ajalugu. Aga see hetk, kui siis oli abiellumise hetk, siis see nagu maandus mulle, et okei, kui ma olen otsustanud selle mehega abielluda, siis oleme üks, oleme tervik, oleme koos ja see oli väga hea otsus. Nii. Monika küsib, kas peale lahutust peaks oma eelmise perekonnanime tagasi võtma? Jah, kindlasti. Jah, absoluutselt kindlasti. Sest siis sa saad oma teekonnale nagu, ütleme niimoodi, tagasi minna ja edasi liikuda. Muidu sa oled ikka veel ühenduses selles liidus. Tule ära sealt. Nii, kui abielludes jätab naine oma perekonnanime alles ja võtab veel ka mehe oma juurde, ehk siis 2 perenime, siin tuleks ka sügavalt mõelda, sa ei taha oma mingist minevikust endast mingitest osadest lahti lasta, et minna täielikult sellesse liitu sisse, ühenduda, moodustada kooslus, et tahad sellest vanast identiteedist kinni hoida, et mina näen seda nii, et see ei ole kõige parem variant. Nii, kui laps on lapsendatud ja sellega tuli teine nimi, kas peaks laps võtma oma esmase nime tagasi? Ja laps peaks võtma oma esmase nime tagasi, kui see on võimalik. See on lihtsalt minu soovitus, aga ta peab ise tunnetama, kuidas sellega on. Sellepärast, et isegi ükskõik, mis seal elus on juhtunud, kas ema on lahkunud siit kehastusest sünnitusel, ükskõik, mis eluolud on olnud, midagi on juhtunud ja on siis lapsendamine, ükskõik mis asi, et siis see jõud peitub ikka seal algupärases. Et me tahame küll, ma saan aru, lapsendamisel sellele lapsele anda täiesti teise teekonna ja täiesti teise elu, aga see nimi võiks jääda, see on tema. See on tema pärand, see on see, mis teda edasi viib. Kõige tugevamalt, kiiremini, paremini. See, mis seal ümber on, see on suurepärane, see on toetav, see on super, kui laps on lapsendatud. Aga et see algupärane jõud võiks siiski alles jääda. Nii. Irene, väga armas nimi, nii tore. Mul on suht keeruline eesnimiga, aga ühtegi hüüdnime pole tekkinud. Ema soovis panna Barbara nimeks, aga isa leidis Kreeka mütoloogias selle nime ja see sai valituks. Alati pole just kerge seda nime kanda. Tunnete, võtta see täitsa omaks. Et natuke on sealt jah, et võib-olla just ka see, et uskumus, et see on kuidagi raske või inimestel on raske sellest aru saada või see on nii teistsugune, aga lihtsalt omaks võtta, see on hea. Jaana kirjutab, ma olen Jaana, aga kõik kirjutavad Jana. Ma pean pidevalt selgitama, et olen Jaana 2 A-ga. Mulle ei meeldi, et kirjutatakse minu nime Jana valesti ja alati parandan. Ja natuke võiks võib-olla
jällegi, mis ma enne seletasin, Jaana, kui sa panid tähele, just see, et kui inimesed on hetkest väljas, nad ei süvene, nad ei tunneta, et muidu võiks ju teine inimene kohe küsida, kas 2 A-ga või 1 A-ga, sest meil on tõesti see segadus, sest osa Janad, eks ole, nimetavad ennast 2 A-ga Jaanaks, nii nagu mina Ilona võiksin olla Ilona, aga ma olen tegelikult Ilona, mis on mu vanemad mulle nimeks pannud. Nii et seal ei saagi inimeste peale pahandada, aga jällegi märgata, et hästi okei on, et ma mõistan seda, ma olengi 2 A-ga Jaana ja seda vähem inimesed seal nime kasutamisel ka eksivad. Ülle kirjutab, kannan oma nime nüüd austusega, ma lihtsalt varem ei teadnud nime kandmise tagamaid, just energeetiliselt. Aitäh selgitamast, terve elu oli see vaevanud väga hästi. Ellin kirjutab, aga kui lapsendatud lapsele panevad nime ametnikud, siis ei ole ju ta saanud seda jõudu või on. Ja seal ongi see jama, et seal jääb lapse potentsiaal ja jõud selles elus kasutamata, kui vanemad seda pannud ei ole. Et seal on siiski teekond oma õppetunnid juba ette siis enne sündi juba paika pandud, et ma tulengi siia kehastusse otsima, kes ma olen, oma jõudu taga ajama. Et sellel inimesel on siis selline teekond, kus ta peabki väga palju endaga tööd tegema, võivad olla takistused, raskused, kuidas ta nendega toime tuleb, aga teistel inimestel, kellel siis on vanemate poolt see jõud antud, võiks siis seda jõudu siiski kasutada, sest see on selline pärand, see on selline elu lihtsamaks muutmine, et kui sa kasutad oma päris nime. Nii et mõelge sellele, mõtisklege sellele. Ja seda tahan ka veel öelda, et oma ema ja isa on täiesti okei kutsuda emme ja issi. Nemad on andnud sulle sinule nime, oma jõu, nime kaudu nagunii. Nii et sa võid täitsa vabalt kutsuda oma ema emmeks. Sinu ema jõud sõltub sellest, kuidas tema ema teda kutsus ja kui palju kasutati seda algupärast nime. Et see ei sõltu siis sellest, kuidas sina oma ema kutsud, vaid vastupidi. Nii et see tuleb sedapidi siis, et kuidas siis ema oma last kutsub. Nii, ja kui sina ei ole tundnud oma nimega ühendust ja sulle on see raske või sind on kutsutud hüüdnimega 1 000 000 aastat, ütleme niimoodi, siis mina ootan sind seansile. Et mina tahan sulle pakkuda sellist energiaseanssi, kus me võtame uuesti kasutusele ja ühenduse loome sinu nimega hästi tugevalt. Nii et uus ühendus, tugevus sinu enda nimega, et sa saad oma jõu tagasi. Sest kui see on sinu uskumusüsteemis sassis ja sinu energias sassis, siis oma teadlikkuse ja teadusega võib-olla sa seda kohe ei saa. Et ehk see vägisi, sa võid tunnetada, kus pärast tänast juttu sa oled valmis, et jaa, ma tunnen ja ongi vägev või see on ikka selline nagu kahtlev ja kahtlane, siis ma pakuksin sulle seda energiaseanssi ja siis su nimi hakkab sulle meeldima, kui pole enne meeldinud. Nii et kui sa siis kuuled oma nime, siis tuleb kohe hea soe tunne, mõnus tunne ja seal, mis me siis teeme, me võtame uuesti ühenduse sinu emaga, sinu isaga, ühendame selle jõu ja toome sind sinu enda keskmisse, sinu enda jõusse tagasi. Nii et ma panen sulle siia lingi. Kui sa tahad, ma panen pärast gruppi ka. Ja see toimub 2. detsembril. Nii et vaata, kas see on midagi sulle, kas tahaksid tulla nimega ühendust looma. Ja üldse, kui selline energiapaastus on väga hea ja tahad veel tugevamat seda nime endaga ühendada, siis see energiaseanss on absoluutselt sulle. Nii et tunneta, palun seda. Nii. Ragne kirjutab, minu nimi on Ragne ning nüüdseks armastan oma nime väga.
see olengi päris mina. Suurepärane, superluks. Kuigi lapsena tekitas see mulle segadust, sest oli meie kultuuriruumis võõras. Okei. Nii, Külli kirjutab, mõnedes peredes lapsed kutsuvad vanemaid ainult nime järgi, ei kasuta ema, emme, isa, issi. See okei. Ja seal võib natukene mõelda, miks seda tehakse. Et tegelikult on see okei. Vahel on see märk läheduse puudusest, et see soojus sealt vahelt on natukene võib-olla kaugenenud, aga energeetiliselt on see täiesti okei ka kutsuda oma vanemaid nimega. Ja see on ka täiesti perekonniti erinev. Osad inimesed on lihtsalt harjunud nii, et nende peres on enne olnud nii, et on kutsutud vanemaid eesnimepidi täitsa täisnimega. Aga ärme hakkame oma vanemaid kutsuma ka jälle hüüdnimedega. See ei ole kõige parem variant. Nii, kas on nüüd veel küsimusi? Kas sa siit taipasid midagi, kas sa said siit endale midagi, kas sa said siit mõtteid? Ja grupis oli veel, kui ma hästi mäletan, vist Karmo kirjutas, et ta tunneb, et tema nimi on seotud, nimepilt on nagu seotud karmaga. Siin on nüüd see koht, et kui me vaatame oma nime ja see meenutab meile midagi, siis paneme tähele, me anname ise sinna taha hinnangu, me anname sinna arvamuse ja see hakkab oma elu elama. Et katsume jääda selle juurde, et me oleme lihtsalt see, kes me oleme ja siin on meie jõud. Kui peale abielu lahutust perekonnanime vahetada ja valida vanavanemate perekonnanime, kuidas see võib mõjuda? Siin on jälle küsimus, et miks ma nüüd ei taha algupäraselt olla see, kes ma siia sündisin, et mis mul on selle abielueelse perioodi või nimega enda meelest valesti. Mina siiski soovitan võtta tagasi see nimi, mis oli enne abielumist ehk see perekonnanimi ka, millega ma sündisin. Ma saan aru jah, et seal tehakse tihtipeale see, et mulle ei meeldi see nimi, võib-olla see nimi on, ma ei tea, venepärane ükskõik või mingi võõrapärane või see on millegi seoses, et siis me otsime mingit muud asendusnime sinna taha või tahame austust avaldada oma vanavanematele. See ei ole seal kohas kõige parem variant. See ei ole otstarbekas. Et saame ka sellest aru, et me ei pea kandma edasi vanavanemate perenime. Me kanname seda energiat nagu nii edasi läbi selle, kes me oleme. Ja juba sealt vanematelt tuleb ka energiat edasi meie vanavanematelt ja nii edasi sinna kaugele vaadates. Nii et lihtsalt seal on kõige olulisem tähele panna, miks võetakse vanavanema nimi, mis on selle eelmise nimega vastuolulist vastupanu, miks seda ei taheta võtta. Kristiina kirjutab, mina panin oma lapsele nimeks Lumilee, alati kui kusagile lähemale, siis öeldakse mu lapsele, kui ilus nimi sul on. Absoluutselt, Lumilee on väga ilus nimi. Kõik nimed on tegelikult väga ilusad ja eriti ilusad on need nimed siis, kui inimene ise tunneb, et see nimi on väga ilus. Sest kui see inimene tunneb, et see nimi ei ole ilus, siis teised mõtlevad, et see nimi on. Ja see võib tulla meil juba näiteks lasteaiast, et kui meil on lasteaiarühm, siis me tekitame mingisugused seosed, vot see inimene on selline ja tema nimi on see. Ja tihtipeale on ka seal see just põhjuseks, et see sama laps näiteks ei armasta oma nime. Et ta ei ole oma nimega ühendunud, siis meile võibki tunduda, et kui meil oli lasteaiarühmas mingisugune poiss, näiteks Andrus, kes kõiki kogu aeg kiusas, siis meil on see Andrus on üks nõme nimi. Ja seal võib olla lihtsalt see, et selle põhjused, et miks see Andrus teisi kiusas, seal on alati siis energeetilised põhjused, uskumussüsteemiga seotud põhjused, vanematega seotud põhjused ja ka see oma jõud, et võib-olla see Andrus ei tunneta, et see Andrus oleks tore nimi talle. See on muidugi üks väike piisake meres, mis puudutab meie energiat, et saame nüüd sellest ka aru. Et nimi ei ole siis ainus, mis meid mõjutab ja mis meie jõudu endas hoiab. Aga see on ka suur osa.
Nii. Merlin küsib, kui minu nime öeldakse valesti, siis peaksin kindlasti seda parandama, et inimene ütleks seda õigesti. Ja. Et minu nimi on Merlin. Ja kui nüüd on see, et kui oli küsimus, et nüüd hakkavad järsku teised nimetama sind kuidagi teisiti. Et olid Riina ja nüüd oled järsku Rita, siis natukene võiks tähele panna, kus sa oma jõu seal ära annad. Kas natukene kusagilt tuleb see tunne, et ma ei ole ikka nii vägev ja enesehinnangu teema natukene, et kusagilt näidatakse sulle, et kuule, sa võiksid rohkem keskenduda ja tunnetada oma jõudu, päris jõudu, kes sina ise oled. Nii, Mirje kirjutab, mulle ei meeldi pigem see, et minu ja ema nimi riimuvad. Ema nimi Sirje, ise Mirje. Huvitav, miks? Et siin on siis nagu ka tunda ema vastu, ema energiaga mingisuguseid erroreid. Ema haava oleks hea tervendada. Et seal on siis tagamaad hoopis teised, sest iseenesest Sirje on väga ilus nimi, Mirje on väga ilus nimi ja oma mingisugust tähtsust, kuidas te riimute või ei riimu, aga seal on siis tegelikult vastupanu just nimelt emale, ema energiale, mitte sellele nimele. Nii et tunneta seda, Mirje. Monika kirjutab, ma pole tahtnud võtta oma perekonnanime tagasi, sest lapsed on ju abielludes võetud perekonnanimega. Võib-olla kunagi, kui lapsed juba nime muutnud. Siis mõtiskelda sealt ka lahti, et kas ja miks ma peaksin olema oma lastega ühe nimega. Miks on vajalik, miks on mulle oluline, siin on jälle ka uskumssüsteemis, et nii peab kuidagi olema või siis nagu need lapsed on minu omad, sest sa ju tegelikult tead, need on sinu lapsed. Nii et natuke tunnetada, mis on tagamaad. Nii, Ülle kirjutab, kui lapsel on nimi, mis on mütoloogias või legendide kaudu eriline, kas see ka lapse elu mõjutab, näiteks Truvar, Kalev, ei, sealt. See on jälle inimeste loodud see, et ma võtan selle nime ja selle nimel on suurem power kui see, siis tegelikult meie ainus power on see, mille me saame meie emalt ja isalt. Ja olgu see nimi siis selline, sealt kolmandast. Sa ei võta mütoloogiast mitte mingisugust energiat sellesse lapsesse, saame sellest aru, et me kanname energiat ikka niimoodi edasi, et see tuleb meie emalt ja isalt. Et sinna lihtsalt ise me loome oma uskumussüsteemi sinna taha, et vot see nimi või siis, et et poiste nimest peab olema R, siis ta on tugev ja siis ta läheb elus hästi. Need on kõik need uskumused ja muidugi, kui see on sinu uskumussüsteemis ülitugev sees ja sinu lapsel on see R seal sees, siis ta võibki tunda, et tänu sellele R-tähele seal sees ma olen vägev tegelane. Nii et lihtsalt siin on see, et me kodeerime ja kanname uskumussüsteemi üle siis oma lastele. Nii, Evelin kirjutab, kui ma ütlesin väiksena kusagil 3-aastaselt teistele, et ma olen Liinu, kuigi mu enda nimi on Evelin, siis see näitabki seda, et sa mitte ei tahtnud olla Evelin, vaid keegi teine sellel hetkel, seal on mingid põhjused, et Liinu iseenesest on niisugune nunnutav ja nunnukas nimi, et kas tundsid siis puudust sellisest lähedusest, kallist või mingisugusest asjast sellel ajahetkel. Nii et sealt võiks ka katkestada tegelikult selle energia just nimelt selle Liinuga, sest sa oled Evelin. Mirje kirjutab, pigem on nii ja just. Nii et vaata sina ema teemasse, mitte ära vaata ema ja enda nime. Inna küsib, kas see on okei, kui täiskasvanud laps kutsub ema eesnimega või on seal ka mingi konks. Ja just rääkisime sellest natuke aega tagasi, kui tundub, et on vajadus sedasi kutsuda oma ema, siis see on okei. Me lihtsalt paljud ei ole sellega harjunud ja paljud jällegi on. Nii et see on veidikene nagu muster jookseb, et kui ühes peres on enne juba kutsutud oma vanemaid eesnimedega ja siis ka järgmine põlvkond teeb seda, siis mõnes peres ei tule see kõne allagi, et on ema, isa, emme-issi. Nii et sedasi tagurpidi minnes iseenesest see nii suurt tähtsust ei oma. Meil on vaja vaadata edasiliikumist.
Evelin kirjutab veel, et minu vend hakkas lapsena kutsuma vanemaid emme ja issi asemel eesnimedega. Hiljem ütles, tegi seda ühe teise ägeda poisi järgi, kes oma vanemaid eesnime pidi kutsus. Kui tal tundus, et see on äge, siis taeva pärast lasku aga käia. Nii et selline siis tänane teema. Kuidas nimi mõjutab meie elu? Mõtiskle, taipa. Kui sul tundub, et see võiks kellelegi kasulik olla, seesama veebivestlus, siis ma olen väga tänulik, kui sa seda jagad, et YouTube'i linki saab kenasti jagada. Nii et panen sellega siis päeva jooksul gruppi juhiste guides alla Facebooki grupis ja leiad sellega siis minu YouTube'i kanalilt. Kui sa tahad seda kohe järele vaadata, siis saad vaadata seda selle sama lingi alt grupis. Et aasta lõpuni jätan selle lingi alt vaatamise võimaluse ka. Ja kui sa tahad midagi kommenteerida, tuleb sul pärast mingid mõtteid, mingid küsimusi, siis ma teen grupis eraldi postituse ja saad seal küsida ja tagasisidet anda, kas sa siit midagi õppisid, kas sa siit midagi taipasid, olen sulle väga tänulik. Nii et ma ootan sind oma Facebooki gruppi või teistesse kanalitesse. Et jätkame vestlustega, aruteludega, mis muudaks sinu elu paremaks, et sa suudaksid paremini olla siin praeguses hetkes ja nautida seda, kes sina päriselt oled. Ja aasta lõpus veel teeme ilmselt ettevalmistuse järgmiseks aastaks 2025. Puhastame veidikene energiat, kes siis sellest programmist, väiksest kursusest on huvitatud, aga ootan siis väga nimega ühendumise seansile 2. detsembril, kui see on midagi sulle, et sa tunned, et seda on vaja, sest sa saad sealt kindlasti palju jõudu ja jaksu edaspidiseks eluks. Nii et aitäh, et sa mind kuulasid. Aitäh teile kõigile. Vaatan kohe, et Inna kirjutab, huvitav, minul on nimega seostub kohe nagu mingi jumalanna energia või kujutis, seal on mõelnud tihti, et miks nii. Ja, sellepärast, et Inna, ma olen Inna, et sa tunned, kes sa oled, sa tunned selle ära, et see ei ole sulle võõras. Sest näiteks kui mina kunagi, kui keegi isegi helistas ja mind nimepidi kutsus, siis ma tundsin kohe seda kokkutõmbamise tunnet, et või keegi küsis, kuidas su nimi on, siis mul oli keeruline seda isegi üle huulte saada, sest mul ei olnud sellega head ühendust. Nii et ma soovin sulle ilusat päeva, ükskõik mida sa enda heaks teed, alati kiida ennast, et sa oled otsustanud oma elu muuta, sest sina oled seda väärt. Sa oled alati kõige paremat väärt. Kallistan, armastan ja kohtume jälle online'is. Tšau!